Jou! Meil on uus video ja see video algab kohutavatest uudistest. Ma olin haige nädal aega ja ma olen nii frustreeritud sellest, sest et mul lihtsalt ei ole aega olla haige. Sest et meil on 1,5 kuud jäänud esimese võistluseni ja meil auto ei ole ligi lähedal isegi valmis, et kas või isegi trenni minna tegema. Aga negatiivsetele uudistele ka midagi positiivset. Positiivne on see, et sellel päeval, kui ma haigeks sain, siis ma suutsin ära viia klapikad, pritsi ja värvi. Ma suutsin ära anda armatuuri, flokkimisse ja mõningaid asju veel. Igatahes, täna on nädal aega nüüd möödas ja täna on see päev, kus ma lähen kõikidele asjadele järgi. Ja küll te näete nüüd, seal tuleb veel mitu asja ja ka päris huvitavaid asju. Me oleme kätte saanud juba 2 väga tähtsat pakki. Esimene on klapikad ja sisselase, mis tulid ilusti pritsist ja pulbervärvist. Ja teine on Intercars, kus ma sain praegu uued tihendid mootorile. Klapika ja sisselaske, sest need ma võtsin maha. Ja mingi paar andurit sain ka. Sest et mootoril oli puudu paar andurit ja hea, et ma märkasin seda praegu, mitte hiljem, siis kui mootorit oli vaja käima panna. Aga need 2 asja on olemas. Nüüd aga me oleme veel 2 kohta ja need on kõige tähtsamad asjad. Ja seda te näete juba järgmises klipis. Ja nüüd te saate teada, kuhu me jõudsime. Let's go! Nii, VF olemas, need on olemas, lähme praegu viimase paki järgi. Igatahes, nagu ma ka mainisin, siis ma veits olen tõbine veel, no ikka päris tõbine. Ja ma ei filminud seal väga koha peal ja jätsin nagu pikka juttu tegemata, kuna ma ei taha inimestega veel kokku puutuda. Ja minu tänane eesmärk on kiirelt asjad kokku saada, kõik mis ma olen ära tellinud ja igatahes tahan kätte saada ja edasi koju ravima, siis saaks äkki homme ülehomme saaks juba enam-vähem korralikuna garaaži toimetama minna. Mul on veits pardak, aga ma varsti koristan ära selle. Ma olen praegu liiga haige veel, et seda teha. Vaata mõni teine homme. Ma tõin kõik asjad ära, peaaegu kõik, sest üks üllatus on tegelikult veel. Meil käis hiline päkapikk ja tõi ühe asja juurde. Ja see on meie ilus kena flokitud armatuur. See näeb päris elus palju lahedam välja kui kaamera peal, ma arvan. Ma teen täna veel kiire klapikate unpackingu ja siis ma lähen koju ravima ennast. See on ilus asine. Aga tume lilla. Miks just tume lilla? Ma ei tea. Kunagi saate teada. Kõik asjad saime ilusaks. Isegi sisselaske. Isegi sisselase tuli ilus. Ma lähen koju ravima ennast. Ma tulen siia mingi järgmine või ülejärgmine päev, aga teie näete mind kohe täpselt 1 sekundi pärast järgmises klipis. Bye! Ja teie jaoks ongi 1 sekund läbi ja minu jaoks on täitsa uus päev ja ma tunnen, et mu tervis on kordades parem. Natuke koldreksid, natuke tsitruselist teed ja valuvaigisteid ja täiesti freshman. Igatahes, ma arvan, et teeme korraliku unpackingu sellest, mille me just eile saime. Kõik klapikad, armatuuri, vaispäevid, värgid, särgid ja hakkame tasapisi juba kõike kokku lappama. Nii, viskasin klapikad asjad peale. Sisselase, aga ma ei ole veel mitte midagi ära kinnitanud.
Mul on vaja tegelikult siin tihendi osa ära puhastada veel mõlemalt poolt ja sisselaskele tuleb veel adapter, et tegelikult sisselase tuleb teistpidi. Mul ei ole veel mitte midagi kinnitatud, varsti kinnitame ära, aga see näeb juba ülihea välja. Nii, aga järgmine osa, paneme armatuuri külge. Armatuur on küljes, aga kui sind huvitab, kus ma endale nii ilus armatuuri sain, siis siuke koht nagu flock.ee, ma jätan isegi descriptionisse lingi alla, nemad flockivad armatuure ja see materjal on niivõrd mõnus, et ma ütlen ausalt, ma soovitan seda absoluutselt kõikidele, sest et see on kindlasti etem kui need plastikud ja nahad, mis tehasest tulevad autodel ja siia ma toon isegi ühe võrdluse. See on 36 armatuur tehasest ja see on flockitud armatuur. No, ütle sina mulle, kumma valiksid sina? Mina olen oma valiku teinud, aga siit me läheme järgmise asja juurde. Ja meie järgmine asi on üks kõige tähtsamaid osi selle auto juures. See on auto kaitsmekarp ja see on meie mootori juhtmestik. Ja selle koha pealt tänada väga Tuner Stuudiot, sest et need poisid võtsid kohe kiirelt minu juhtmestiku vastu ja tegid selle kiirelt mõne päevaga ära ja saatsid mulle Tallinnasse tagasi. Ehk siis suur aitäh teile ja meie hakkame seda kohe külge panema. Aga enne, kui meil läheb juhtmestik külge, siis on üks asi veel. See on Wisefab. Ja ma arvan, et me alustame hoopis Wisefabist ja pärast läheb juhtmestik. See on silmale nii ilus vaadata. Ma sain selle, ainult sellepärast ma tellisingi selle, et ma saaks kleepsu. Wow. Nii, aga kaks emu tuli mul appi. Hannes ja see on Root Motorsport ja meie hakkame alla panema Wisefabi. See läks alla, see läks üles, bim, bam, bum. Ma siin poestan praegu klapikaid ja põrksin kokku ühe siukse ebameeldiva, aga tavapärase probleemiga. Inimesed, palun saage aru. Teil ei ole vaja siit kõike silikoni täis panna. Sul ei ole vaja tervet ringi täis panna. Sa lähed poodi, sa ostad uue 4-eurose tihendi ja kõik, mida sa võib-olla peaksid tegema, on siia
poolkuude peale natukene silikoni paneme. Isegi tegelikult ei pea tervele, tegelikult nurkadesse pannakse, aga no võid ka tervele. Ja see on kõik. Mina ei pea pärast 2 tundi seda tervet äärt puhastama. Vaadake, kui ilus beebipepus on. Siin on veel minna. See on üks kohutavamaid asju. Ma olen sellega nii palju kokku puutunud. Ja ma mõtlesin, ütlen seda videos. Olge lihtsalt tublid, ärge tehke nii. Kas see on kevad? Jah, meil on saabunud kevad. Ja ma tegin igast pudi-padi ära juba. Ja nüüd meil on uus gameplan. Uued sidequestid. Ma panin kiirelt nüüd bodykiti külge. Ja ma jään ta kohe treila peale. Ja ma lähen tegema bashbaare tuttava juurde. Sest et tal on torupainutuspink olemas ja ta on mu garaažist umbes 500 meetri kaugusel. Igatahes, ma tõmban treila peale ja siis me liigume sinna ja siis seal hakkame edasi jäppima. See on esimene kord, kui see iludus näeb päikest selle aasta jooksul. Aga no kurat, see on ilus esine. Toi, ma pakin selle treila peale, pärast imetlen. Ja siis lähme teeme need bashbaarid ära. Nii me oleme jõudnud Raineri töö juurde, kus me hakkame bashbaare tegema. Auto on juba maha jätud ja siin on torupainutaja. Pistad toru sisse, teeb painde ära, super luks. Meil on torumaterjali ja nüüd me hakkame aretama. Me jõudsime Semmu töökohast tagasi garaaži. Auto on juba oma koha peal, tõstuki vahel. Meil on enamus torud on juba painutatud. Nüüd on ülesanne nende torude vahele veel torusid keevitada. Et see lõpuks näeks välja nagu päris bashbaar. Ja see on see, millega me hakkame nüüd tegelema. Mida? Miks mul esistang juba ees on? Aga see on bashbaar ja te ei näinud tervet protsessi, kuidas ma seda tegin. Aga ma panen nüüd lühidalt. Põhimõtteliselt siin on plaadid, plaatide külge lähevad torud. Seal on ka samamoodi plaadid mõlemal pool. Siin. Ja plaatidest ma tegin välja torud ja ilusa bashbaari ja kõik keevitasin kokku. Siin radika kinnitused, all radika kinnitused, siia toetub radikas. Ja siis ma tegin veel roolivõimu pumbale, roolivõimu radikale tegin ka kinnitused ja sealt jooksevad siis torud juba mootori poole. Ma olen tubli olnud, aga ma kahjuks ei näidanud tervet protsessi, kus ma seda tegin. Aga sellegi poolest ma arvan, et see näeb ilus välja ja kõige lemmikum on see, et see stange istub kõige väga lihtsasti siia ette. Nii, kus need torud seal on? Ja ma ei näidanud seda ka. Siin keevitasin torujupid, kuhu läheb siis stange. Nii, klõps ja siis splindid tagasi sisse lihtsalt. Siia poole. Ja nii lihtne see oligi. See võttis teie jaoks 2 sekundit aega, et vaadata seda klippi, kuni see valmib. Aga minu jaoks võttis see, ma ei tea, 3 või 4 päeva aega, sest et ma siuke vahelduva eduga tegin seda. Aga järgmine asi. Mootor. Meil on vaja ühendada sisselase, meil on vaja kinnitada klapikad.
miljon asja, juhtmestik on valmis. Ja see kõik ära ühendada ja siis äkki saab pauku. Eks näis. Nii, klapikad on nüüd ilusti kinni. Mõlemad klapikad, pollid on ilusti kinni keeratud ja nüüd see osa saab läbi, sest et seda materjali on jälle tohutult palju. Aga järgmises osas ühendame sisselaske ära, trosseli ära, paneme kolded külge ja juhtmestik. Meil on valmimas juhtmestik. Igatahes, järgmises osas arvatavasti mootor saab pauku juba teha. Bye!